Marko Leelov, kui vastaseks on madalama liiga klubi, siis on tõenäoliselt alati see esimene küsimus, et millal see esimene värav tuleb, nii-öelda vabastav värav, et täna ta tuli suhteliselt mängu alguses, võttis sellise viimasegi pingepoisi maha. No ma arvan siin nagu pinget nagu selles mängus jah, et eks seal mingid momendid olid ka pingelised, aga pigem nagu see olukord peaks nagu looma just enesekindlust juurde, et karikamäng samas ei saa öelda, et nagu väga kerge saaks olema siin ja Pärnu nagu väga hästi ka mängis ja meil oli nagu tükk tegemist, et okei, et me saime esimese värava kiiresti kätte, et teise leidmisega läks nagu rohkem aega. Aga mäng iseenesest oli selles suhtes hea, et me saime niisuguse väga hea nagu mängulise treeningu, et poisid nagu said kannatlikult otsida nagu momente ja niisuguseid mänge tuleb ka tegelikult meistriliigas ette, kus tuleb vastast ikkagi ületada, kui nad kaitsevad ikkagi terve võistkonnaga väravat, et sealt ei ole kerge läbi pugeda ja Pärnu tegi seda päris hästi, kuigi teisel poolel Pärnu väsis ära ja meil oli kergem, aga ma arvan, üldkokkuvõttes oli nagu hea mäng ja kõik oli tipp-topp, jah. Samas me tulime sellele mängule vastu ikkagi enesekindlalt, 8 mängijat jäid Tallinna. Teisalt see oli siis nüüd päris hea võimalus vaadata, mis need teised mehed teevad. Jah, et siin oli isegi päris palju selliseid positiivseid üllatusi. Muidugi Pärnu tase nagu ei ole veel see, kes võiks nagu ütleme sealt pealt järeldusi teha. Aga selliseid loovaid mängijaid ja selliseid huvitavaid otsuseid, mis mõned mängijad väljaku peal tegid, et see oli päris hea ja tegelikult ega kerge ei olnud mängida, sellepärast et ruumi eriti ei olnud ja tegelikult me saime hakkama, et selles olukorras, nagu ütleme, mõndadel mängijatele tuli plussi kõvasti juurde praegu. Jana Too nüüd esimest korda ametlikus mängus Flora särgis põhimeeskonna eest, täna 2 väravat, teisalt ikkagi 4-5 väga head võimalust jäi veel löömata. Jah, Janil, tal läheb ikkagi natukene sellega veel aega, et ta on väga hea nagu ja tark mängija, kes nagu leiab positsiooni ja loeb seda mängu väga hästi, aga kahjuks on tal need väiksed Aafrika kombed küljes, et palju omaks võtud ja need on niisugused elastsed, aga samas kui ta löögil läheb, siis ta läheb selle sama elastse jalaga, et ikkagi need löögid ja rünnaku lõpetamised peaks tal ikkagi vähe konkreetsemad ja kindlamad olema, et siis võib tast päris hea mängijad olla. Kas mõni mängija täna selles mõttes sulle peavalu valmistas, et nüüd vaadates edasi sinna Kuressaare mängu poole, et mängis nii-öelda sind või ennast sinu plaanidesse? Eks homme tuleb nagu üle vaadata selles suhtes, et tänane mäng nagu näitas seda, et võib-olla pigem siis need mehed, kes koju jäid, võib-olla nende jaoks isegi täna raskem siin mängida olnud, et täna oli selles suhtes hea, et noored mängijad, kes hoidsid pea külma ja Kuressaare mäng tegelikult on ju sama eesmärk, et pea tuleb külm hoida, et ega seal, ütleme, mõtetega sa ei võida mängu, et ikkagi väljaku peal tehakse seda asja, nii et homme trennis üle homme on veel 2 päeva aega, et eks me vaatame, kes saab mängima.